Eesti saunameistrite aukussi meistrivõistlus on täies hoos ja muidugi üks kõige suurem osa nendel võistlustel on loomulikult see publik ja see vaatajaskond, kes tuleb meie Eesti tublidele elamuspaa saunameistrile kaasa elama. Ja nende seas on muidugi üks mees, kelle teine kodu ongi saun ja minu kõrval ta siin on. Tere sulle! Tere, Alar olen ja minu esimene külastus siia majja, mis oli veel vanamoodne, oli 2018 see on 8 aastat tagasi. See on jube aeg, aga siis oli pisut teisiti siin kõik, nii et aga millegipärast siiamaani kõik tunnevad mind, isegi need inimesed, keda ma ei ole näinud. Tere! Kuidas sul läheb? Nägid seda või? No jah, mis seal ikka, aga mina ütleks, et kui ma nädalas korra ei käi, siis ma tunnen, et ma olen nagu haige. Võib-olla ma siis olengi haige olnud, aga üldiselt olen ma raudnael. Ja me oleme täna mitme inimesega rääkinud selle teemal, et tegelikult saun ühendab inimesi ja saunas ei loe, mis värvis oled, mis kultuuris sa oled, mis toimub seal väljas. Ei ole seal ei sõda, seal on puhas rahu ja hingerahu. Mida arvad sina veel, mida annab saun inimesele? Tead, saun annab hea tuju. Põhimõtteliselt ka tervisliku enesetunde. Võib-olla tervis või tervislik, ma ei tea, ma ütleks, et need on praktiliselt sünonüümid, eks, kui sa oled siukene nagu mul on natuke kõhtu ees, ma käin siin hea meelega, mõõdan oma kaalu, kui tulen, olen 101, lähen ära, olen 98, ma olen super rõõmus, kurat. Ja ma ei käi mitte tund aega, vaid ma olen siin, ütleme 4 tundi olen, siin on ju võimalusi otti too, eks. Ja mis mul veel meeldib, ma olen siuke inimene, et ma saan ajada rahva naerma 1-2 lausega ja teinekord vaatad, kuidas see saunameister on, eks, ja siis viskad mingi repliigi vahele ja siis tunned, kui rahvulgast käib läbi, tead, eks selline, tore soe side on, mis siis, et 98% on võõrad, eks, aga järelikult see 98% moodustab ka nagu ühe pere, mis siis, et seal on igasuguse nimedega inimesi, eks, aga see on ja pärast öelda, kurat, see läks sul nii hästi, tead, see oli jõle õigel ajal öeldud, tead, siuksed pisi asjad, aga neid ei oska ette mõelda, et ma nüüd teisipäeval mõtlen, mis ma reedel ütlen, eks, see tuleb nii. Alar on ühesõnaga see kohalik kotermann, see hea saunavana, aga eelkõige on ta ka osa nendest etendustest ja isegi enda teadmata on ta saanud osaks kogu sellest elamuspaast. Ja tegelikult on Alaril õigustest isegi seina peale on kirjutatud. Naerata, see paneb huvi tundma, millises saunas sa käisid. Et inimesed, kui te saunas ringi, ärge torssige, olge naeratus näo, tekivad uued kontaktid ja tead, kui sa juba alasti siin kellelegi meeldid, sa meeldid talle igas toas ja igas riides. Mul on, ma segan vahele. Sa ei sega vahele, see ongi sinu intervju. Ma olen linnas käinud, ma käin harva linnas, ma ei kannata siuksi suuri rahvamasse või sellist. Mul on lihtsam kodus olla seal ja paar korda, kui olen linnas käinud, tuleb üks vast, tere, vaata siin ka näid. Pärast mõtled, kes see kurat võis olla ja siis tuleb niimoodi mingi paari tunni pärast tuleb, issand, ma olen sellega kõrvuti istunud umbes, tead, eks, et ma olen ta on kippunud jutustama, siis ma olen teinud rahvusvahelist märki näidanud. Alar on turvamees ka, tuleb välja, ta on kõik. Oma poiss igas asendis, kurat, nii et. Oled sa, Alar, välja mõelnud, kui me räägime mingi sauna armastamisest, see on kindel, et sulle siin meeldib eriti elamuspaast. Palju sa üldse saunas oled käinud? Tead? Mitu korda? Ei tea, aga kui võtta nüüd, kusjuures ma ei mäleta seda, 2018 oli kord 1, siis vahepeal on nagu tume. Ma ei ole neid kordasi kokku lugenud, kui palju võib olla, aga kord nädalas tuli kindlasti. Siis olid saunavanad, nüüd on ikkagi ka saunanaised, saunameistrid ja nendes on väga kauneid, kenasid daame. Kuidas naised saunas hakkama saavad selle rätigu keerutas? Tead, ma ütleks, et neid tuleb kiita. Ja selles mõttes on jälle hea, kui sa oled olnud siin, keegi tuleb uus. Vaatad teda ja siis tasakene, ta teeb trenni, ta võtab seda asja tõsiselt ja siis näed teda 3 kuud hiljem. Ossa taevas, see on nagu teine inimene, samas vormis kõik, eks, aga tead, need rätiku liigutused, asjad, kõik see
ilme olemine, see vabadus. Mina arvan niimoodi, et see mees on siin rääkinud ja ta on öelnud meile kõik, mida ta arvab ja ma olen temaga nõus ja tegelikult saun teeb õnnelikuks ja saunas käivad inimesed on rohkem sõbralikumad ja tegelikult juba nagu ütles Alari, saad tänaval kokku, tuleb välja, et istusime koos saunas, mida sa veel hing tahad. Olgem lihtsalt õnnelikud ja tead, Alar, kui sa ütlesid 6 korra, see on 52 korda aastas, aga nüüd on sulle elamuspalgalt ülesanne, saad 10 korda ekstra veel tasuta, nii et mine ja naudi sauna ja tore, et saunameistritel on oma veteran. Mina olen väga tänulik ja ega ma käimata ei jäta. ja lähme vaatame edasi ning aitäh sulle, elagu Eesti saunameistrid!